väga ilus tere mul. Mul ei ole häält. Õpetajate haigus. Mina kaalusin siin tükk aega, et kas ma üldse stardin täna. Aga äkki sa siis räägid, mis meil täna toimub, et ma hoian oma häält. Meil siis toimub Tõrva triatlon. Aga see on niisugune huvitav distants, et seal on 500 meetrit ujumist, 50 kilomeetrit ratast ja 5 kilomeetrit jooksu. Tundub niisugune ratturite ala, sellepärast, et ratas on pikk ja ujumine on lühike ja jooks on ka lühike. Mulle ei meeldi. Mina kui kunagine tugev rattur. Aga see ei ole ju täna meil kõik, sest homme on Tartu rattaralli. Jep. Ja see ei ole ka minul kõik, sest järgmine nädal toimub Ironman, kus siis toimub Ironman Klagenfurt siis Austrias. Nii et see on siis täna niisugune soendus, et ühe triatloni võiks ikkagi enne Ironmani teha, et kõik asjad läbi ja vaatad, kuidas ja kus saaks paremaks ja Vot nii, aga mina olen nädal aega haige olnud tegelikult ja ma siin mõtlesin, et kas ikka startida või mitte, sest homme on ka rattarallil vaja stardis olla ja seda ma kindlasti ära ei jäta. Ma siin täna hommikuni veel kaalusin, kas ma võistlen või ei võistle. Praegu ma olen starti minemas, kell on 11.03. Vaatame, mis on 14.30 või? Kas 14.30 ma olen sama jutuga või vahepeal muutub midagi? No näitab seal enne kolme näitab mega sadu, nii et siis võib-olla sul jutt jääb muutuma ei taha millest. No vaatame. Igatahes jah, ilm tuleb soe, aga kole. Kolmase võistluse täna tulemas siis kõige pisematele vabadani ja laste jooksu näol kell 13. No, tšempion. Tšempion lõpetab siin meil magistrit. Lõpetas juba. Said või? See on luga. Tehtud mees. Krista on väga tublit tööd teinud hooaja jooksul, et poiss läheb täna esimesse starti. Meil on väga hea treeningplaan olnud. Viimased 24 tundi. Viimased 24 tundi. Läbi on rääkinud, on olnud edukad. Nii et mis toimub, Anette? Räme paduviht tuleb alla, kogu taevas sajab alla praegu. Meil on 45 minutit stardini. Pool tundi, et viia asjad ära vahetusalasse. Ja põhimõtteliselt sinnamaani saab niimoodi vihma ka, nii et lõbus. No ja Kalipso paneks selliga, Anette ütles, et läheb keeruliseks. No pigem jah. Me käisime sõitmas ja meil on riided märjad. Tahaks võinud tikikest autos istuda ja siin panna riidesse ja... Jah, miks me pidime sinna sooja tegema minema? Nüüd istume siin. Ja pärast oleks saanud ja võistluse all oleks saanud teha. Inimesed seisavad väljas. No, kui sul ei ole kuskil seisti. Auto kõrval seisavad. Noh, mõnus.
mõnus. Ütle, et on. Nii mõnus. või tulkida ennast nagu poole ees. Ma ei saanud terve rastaraja jooksul aru, kas ma olen liider või ei ole. Nii et ma pingutasin nii, kus tuli, aga ma olin tegelikult nädal aega haige. Ma ei teadnud, et nädal hommikuni, kas ma tulen. Aga tasus tulla. Aga tundub, et haiguse nii suurt jälge pole jätnud ning jõudu vist jagus päris lõpuni välja. Jagus küll, jah. Räägi meile, mis sinu hooaeg Toomas on ja milleks valmistub? No, mul on plaanis 2 pool pikka, üks neist on maailmameistrivõistlused, aga need on alles augustis ja septembris. Need on põhivõistlused, aga mõned Triathloni Akadeemia võistlused teen osad. Ja siis ma teen Tartu maraatonisarja ikka. Kas 2 nädala pärast Volga triatlonil Eesti meistrivõistlustel ka näeb siis? Näeb. Jaa, näeb küll. No nii, palju õnne sulle ning edukat valmistumiste tähtsateks võistlusteks. Aitäh. No nii, uus päev, uus start. Uued võimalused. Rattaralli. Jah. Anname oma asjad ära ja lähme starti. Sõidame enne ja siis lähme starti. Jah.